Motoreporteri seekordne reisikirjelduse osa läheb eetrisse paigast, kus austatakse jätkuvalt vana head seakooti, valget praevorsti, hapukapsast, kartuliputru ja väga korralikku õlut. Ja uskuge või mitte, see paik ei ole Saksamaa ja me ei ole kogemata mingit teist lugu käima pannud siin, vaid tõepoolest eetris on Motoreporter Rock Ride 2012, mis on hetkel jõudnud Brasiiliasse ja ühte kohta, mis võib-olla esmapilgul nii väga Brasiiliat ei meenutagi. Tegemist on Blumenau linnaga Brasiilias Santa Catarina osariigis ja tõepoolest selles linnas ringi liikudes võib kergesti ära unustada, et viibitakse hoopiski Lõuna-Ameerikas, Brasiilias. Oleme siin kaunil Baierimaal, oleme Brasiilias, Blumenau linnas. Tegemist on doktor Otto Blumenau ja tema 15 kamraadi poolt asutatud linnaga, mis küll esialgselt aastal 1880 oli väike asula mõõtmetes. Tänaseks päevaks on siin rahvaarv kasvanud 256 000-ni. Ei saa küll pelgalt väita, et kõik on nüüd ainult blondid ja sinisilmsed. Tõuaretuseks on kasutatud ka kohalikku materjali üsna tugevasti. Ja tänasel kaunil 28. novembrikuu päeval on siin 32 kraadi sooja. Ja lisaks on käimas suured jõulupidustused, mida on näha igal pool. Iga nurga peal on jõuluvanad, vanikud, õhtul tuleb suur paraad. Algselt mõne tuhande inimesega asulast on kasvanud välja suur ja võimas tööstuslinn ja Volkswageni tootmine kestab siin tänase päevani ja Volkswageni hipibuss ehk siis kleinbuss, nagu ütlevad sakslased, seda toodetakse siin tänase päevani ja Volkswageni salongis on olemas uued ilusad, väikesed, armsad minibussid. Das ist ein VW Kombi, brasilianisch. Und das ist mehr für Fracht und Personen nehmen. Der kann 1000 Kilo Fracht und 9 Personen. Mit Wasserkühlung? Ja. Maschinen 1004, 46 Kraft. Ne? Das ist ein Gutmotor? Ja, ein guter Motor. Und der hat auch Kraft. Und der hat auch Hintertraktion, hinten auf die hintersten Räder. Deswegen wird der Wagen so sehr gut verkauft, weil die Leute, wenn man sagen, auf Berge fahren oder hoch und so, dann hat der Wagen mehr Kraft und der zieht besser. Eestlaste jaoks on Volkswageni buss, hipibuss või elustiili vahend, siis siin Brasiilias sõidavad inimesed igapäevaseid sõite, veavad kaupa, veavad teisi inimesi ja sellel bussil on lausa kultuslik staatus siin riigis. Selle väljenduseks on 40 aastat järjest tootmist, natukene küll väikeste modifikatsioonidega, aga sõbrad, see auto endiselt sõidab, teda müüakse ja teda ostetakse. Rool on imekombel pandud täpselt istme keskele, mitte nii nagu osa nõukogude autodel, et istud nurgas, rool on seal, sest rool ei mahu lihtsalt. Käiguga on ka ilusti keset põrandat. Pedaalid on nagu kass 51 läbi põranda. Gaasipedaal, plastmassist võib murduda ja samas on korralik käsividur. Ei tea, kas sellega nagu laupkokkupõrkel nagu juhtub ka midagi? Jah. Sured nagu mees. Ma ei näe siin airbagi kuskil. Ei jää ratastooli. Ei, pigem on kohe minek. Saksa juured Blumenaus torkavad silma igal sammul. Mööda teed vaistava lähenevat meest, kelle silmad on veel Führerit ennast näinud ja välimuse järgi otsustades ei ole ta siiani veel sellest sõjakaotusest üle saanud.
Suure Saksa kogukonnaga Brasiiliast sai pärast teist maailmasõda teiste Lõuna-Ameerika riikide kõrval pelgupaik natsiparteiga seotud sakslastele, nii et võrdlus oli täitsa asjakohane. Nõndaviisi me siin toimetame siin kenas Saksa linnakeses Blumenau, mis asub keset Brasiiliat, 32 kraadi kuuma, palmide all. Taamal pakivad asju meil siin saksapäraste nimedega kamraadid Adolf, Bedolf ja Zedolf. Meil on olemas ka veel Teedolf ja nii edasi, et tähestik on pikk ja lai, aga ja nii need asjad siin linnas toimivad. Aastal 1980 hävitasid suured üleujutused suure osa Blumenaust ja et koguda raha linna taastamiseks, korraldati Saksamaa Müncheni suure festivali eeskujul Oktoberfest ka Blumenaus. Tänaseks on sellest Rio karnevali kõrval saanud tähtsuselt teine festival Brasiilias, mida igal aastal külastab üle 1 miljoni inimese. Mõnede hinnangul on tegemist lahedamagi üritusega kui see õige Oktoberfest ise. In Amerika bestimmt das Höchste. Und in der ganzen Welt denke ich, dass wir so ungefähr eine 3. oder 4. Platz sind. Die Deutschen, ich glaube, die sind der Erste, ne? Und dann die Tschechen, ich glaube, ja? Ma nüüd käisin kõik need seadmed läbi. Tänapäeval tehases enam selliseid seadmeid kahjuks ei näe. Mõned üksikud unikumid on järgi Saku Õlle muuseumis. Aga protsess sellisena on ju püsinud juba 100 aastaid ühesugusena ja kõik elemendid protsessis ilusti on kirjeldatud, igaüheks on spetsiaalne seade olemas. Väga kvaliteetne kraam, kuna sakslased siin elasid, siis nad ka oma kodumaalt neid seadmeid on siia toonud. Nagu öeldud, viibis motoreporter Blumenaus Brasiilias jõulude paiku. 20-kraadises palavuses oli tegu, et see õige jõulutunne peale tuleks, aga kuna Blumenau linn oli isegi lume keset linnaplatsi sadama pannud, siis andsime meiegi endast parima. Kallis Eesti rahvas, motoreporter soovib teile häid jõule! No tundub niimoodi, et kõik mehed on siin rõõmsad ja mis viga rõõmus olla, kui päike otse lagi pähe paistab. See koht, kus me praegu siin seisame, on Kaljukitse pöörijoon ja siin on võimalik seda lagi pähe säravat päikest näha. Astud ühele poole joont, siis pisut rohkem, teisel pool joont pisut vähem. Peale särava päikese on Brasiilia tuntud ka oma meeletute vihmametsapiirkondadega ja nende sama meeletu hävitamisega. Täna on keskkonnateadlikkus aga üsna tähtsal kohal brasiillaste maailmavaates ja tekivad lausa uued metsapiirkonnad. All this region that you guys see here 20, 30 years ago, 40 years ago had no one tree, no trees here. So this is all 30 years rebirth greening. Sa läksid sa, sinna jääda sa ei saa. Uba-Tuba piirkonnas elab abielupaar, mõlemad olnud Sao Paulo ülikooli õppejõud, kes on säästva renoveerimise etalonid. Nad on ellu äratanud 17. sajandi Portugali kolonisaatorite Brasiiliasse toodud ehituskunsti, kus maja seinad ehitati kokku surutud mullast ja liivast ilma mingi tsemendita. Tulemus on siiski väga tugev ja vastupidav sein, mis peab hästi vastu ka maavärinatele. It has the same gravity than the soil. So it has the same pattern of movement. So if you have an earth shaking or breaking, the movement it can move together. See ehituskunst ei ole jalgratta leiutamine. Mullast maju on küllalt nii Lähis-Idas, Afganistanis kui ka Aafrikas. Riikides, kus lihtsalt pole puid, mida maha võtta ja ehitusel kasutada. Biggest quantity that the earth has is earth. So you take the earth and you pile it up and then you have a material which is infinite because you can put it down and up again. So you have a completely new sense of building.
Põhimõtteliselt võib kokku pressida ükskõik mis orgaanilist ainet ja seeläbi korraliku klotsi saada, mida ehitusel kasutada. The soil of the rivers, mud, this is literally mud, and this is very strong indeed as a final project. This is a panel. This is done only with grass, and it looks like grass, in fact, if you look. And it's the best isolation. So this is the idea of a construction system, which is based on the idea that man can only protecting nature, he can survive. Siin ei ole mitte ainult maja väga orgaaniliselt ehitatud ja keskkonda säästvalt, vaid nüüd kõik need tooted, mis meile siin pakutakse, on ka väga orgaanilised. See kohvi, mis mul siin sees on, pidi olema eelmisel aastal valitud maailma kõige paremaks orgaaniliseks kohviks. No jah, see on nii palju siis sellest. No. Just olen mitu korda mõelnud, et kui räägitakse, et Brasiilias on kõige parem kohvi maailmas, siis mul tuleb kodus masinast küll palju parem. Noh, ega mida tema orgaanilisusest teab, eks ole. Kuule, aga ampsa kakao uba peale. Juba sõin. Jah, see siin on kakao uba. See on väga hea. Ei, noh, on jah. Ta on niisugune, näeb välja nagu filmist Alien natuke see asi siin. Jaani naine muidugi ütles, et lima ei tohi puutuda. Jaani naine ütles, et lima ei tohi puutuda näpuga. Nüüd saab riielda vist, aga kakao maitsega ei ole, ma võin öelda. Ei, seal ei kakao. Natuke see lima on selline magus. Kalevis vaata panna. Ja nad ütlesid, et ära seda seemet katki tee, et see tuleb ära visata. Seemetest ju tehakse. Jah, kakaoni me ei jõudnud jälle. Mis sa siis arvad sellisest ehitusmeetodist? Selles mõttes, et hakkad oma maja ka nüüd niimoodi ehitama? Eestis on paraku natuke kasin selle asjaga, sest kui -30 tuleb, siis on pahasti. Kuule, aga ta väitis, et see on kõige parem isolatsiooni materjal üldse, et kui sellest teed pole vaja tuuletõkkeplaate ega villa. Ta pole veel Eestis käinud. Ta ei ole Eestis käinud kindlasti. Aga noh, mis siin öelda, kui inimene peab kuskil elama, miks mitte siis sellise vaatega kohas. Seal samas lähedal käisime mekkimas ka Brasiilias ülipopulaarset açaí marjast tehtud produkte. See kõrgel palmi otsas kasvav mari on ka Eestis lausa kurikuulsa maine saavutanud, sest seda brasiillaste igapäevatoidu hulka kuuluvat toodet on kogu maailmas usinasti petturite poolt ekspluateeritud. No vot, need on siis need kurikuulsa açaí palmi seemned, et need viskad siis loodusesse ja kasvab sulle palm mingi 5 aastaga, mis hakkab siis kandma marju. Ja nendest marjadest tehakse siis sellist asja. Siin sees on siis see maht, mida tarvitatakse. Tea, kas ta nüüd sellist nooremaks mind teeb, aga proovime ära äkki. Mul on 15 jälle. Selge on see, et tegemist ei ole mingi imerohuga, mis jalutud kõndima ja pimedad nägijaks teeb. Organismi toetab see aga kindlasti ja kohalikud maiustavad selle meie mustikat meenutava marjaga usinasti. Professoril Sao Paulo ülikoolist on õnneliku elu kohta oma retsept. Swim a lot, run a lot, walk a lot and eat a lot and well. And this is the best healing system in the world. Nüüd siin ühest teemaksupunktist läbi tulles läks natuke napiks ühe rekkaga, ütleme nii, sest ma ei teadnud, et see rida otsa saab ja kohe politsei pidas meid kinni, kutsus meid nii-öelda kohvile, aga selle asemel, et püüda iga hinna eest siin trahvi teha, pidas ta meile korraliku loengu, et mida me valesti tegime, kui tähtis on ohutu sõit
ja tema jaoks on ka väga tähtis see, et me jõuaksime tervetena koju oma perede juurde. Nii et politseiga kokkupuude on olnud ääretult positiivne. You can visit Brazil as safe as you visit the US, Canada, Argentina, or any country in Europe. There is no big problem as showing in the news or in the newspapers or television. You can visit Brazil. It will be very nice to receive your visit again here. People from Estonia. Brazil is very good. Okay? Okay. Okay. Energiajookidest me oleme nüüd ära proovinud vist küll kõik imelikud margid, mis üldse olemas on. Et siin näiteks on mingi Longhorn, mingi ninasarvik on peal, siis on olnud siin draakonitega, siis on olnud siin mingite kukkedega. Ma ei tea, kõik on ära proovitud. Aga fakt ja faktiks pikal tsiklireisil une vastu aitab ainult magamine. Perfect, no ei ole ju pendrakates voodeid, pinke, midagi pole. Muru peale ka ei lähe siin must. Kõik on super, sõbrad, kõik on viimase peal. Tere tulemast Uruguaysse. Ega me ei saanudki väga pikalt seda Uruguayd kiita. No piirivel oli tõesti lahe ja kõik käis väga kiiresti ja sõbralikult, aga kohe, kui me hakkasime sealt ära sõitma, siis tekkis selline sinkes must pilv. Ja ütleme ausalt, et paljud meie seast ei ole sellist paduvihma üldse oma elus näinudki, sest et see, mis siit alla kallas, oli vist kogu kuramuse Uruguay vihma tagavara, mis neil anda oli. Õnneks on väljas soe, väljas on ju 20 peale pluss 21 kraadi sooja ma vaatasin, nii et pole häda midagi. See väike suvine vihm. Ma hakkasin vähe muretsema, et äkki pühib selle tee ära või ma ei tea, mingi majasid vahepeal. Las kalla nüüd vihma nii, et pilgu eest kaob silmapiir. Siin kallas, kas sadades on südames mul päiksekiir. Vihm, see lõpuks mööda läheb, kuid me õnn on jääb. Uruguay pealinna Montevideo poole viib mööda ranniku äärt tee Punta del Estesse. Seda teed võrreldakse lausa kuulsa Ocean Drive'i nimelise tänavaga Miamis, Floridas. Päris sama suurt hulka kalleid autosid ja ilusaid inimesi kui Miamis me seal ei näinud, aga selgelt on see kant võrreldes äsja külastatud Brasiiliaga jõukam ja euroopalikum. No siin Uruguay nõndanimetatud Miami Beachil asuv turistiatraktsioon, mis kujutab endast siis liiva alt välja ulatuva kämbla sõrme otsi, on ere näide sellest, et ega need turistilõksud ei peagi olema alati midagi väga kallist või midagi väga pöörast ja tehnilist lahendust. Nii et head Eesti turismiga tegelevad inimesed, siin väikene selline sõna otseses mõttes näpunäide teile, mismoodi saab turiste enda juurde. Tegelikult ei ole söök see, millest üks õige uruguaylane elab. Sealne edasiviiv jõud, nagu ka teistes Lõuna-Ameerika riikides, on ikka jalgpall. Uruguay! Uruguay! Uruguaylaste pühamuu jalgpalli keskstaadion Montevideos ehitati 1930. aasta maailmameistrivõistluste tarvis, mida Uruguay tol ajal ise võõrustas ja ise ka sel aastal võitis. Teist ja seni viimast korda tuli Uruguay maailmameistriks aastal 1950, kui finaal toimus Brasiilias kuulsal Maracana staadionil. Isegi praegusel hetkel on kuidagi tunda sellist õhkkonda, et kõik see 60 000 inimest on kohal, kõik elavad oma fännidele kaasa. Seda, kui tuliselt siin elatakse oma fännidele kaasa, näitab see, et tribüün on jaotatud sektoriteks, betoonaiad on vahel, nii et erinevatest sektoritest erinevad fännid omavahel kättpidi väga lihtsalt kokku minna ei saa siin.
ostke pirukaid, külmad joogid, kellele saia. Kellele saia, kellele moosi. Külm jäätis. Montevideo on äärmiselt meeldiva õhkkonnaga linn. Inimesed tunduvad vabad ja muretud ning kultuuri hääletorud pole mitte kivisildnik või tarand, vaid täiesti lihtsad inimesed otse tänavalt. See on niivõrd kihvt, mis siin toimub. Inimesed chillivad laupäeva õhtul. Inimesed tantsivad tänava peal. Kus mujal maailmas seda saab näha? Ma ei tea. Ma tõesti ei tea. Elvas. Sama vaba ja sundimatu õhkkond on ka Montevideo hubastes baarides. Eriti soovitame külastada seda 160 aasta vanust tangobaari.